tere tulemast Musta kassitaro lugemisse ampurid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 4.–10. mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Aga enne kui ma kaartide juurde lähen, ma tuletan teile meelde, et uue paki selliseid kassitaro kaarte, nagu minul siin laual on, ma loosin välja kõigi oma kanali tellijate vahel siis, kui meid saab siia kokku 250. Praegu meid on pisut üle 210. Siis ma teen selle kohta eraldi video, mille all te saate siis enda osalemissoovist teada anda. Aga praegu läheme kaartide juurde, mis teile on selleks nädalaks välja tulnud. Nädal algab teil siin karikate 2-ga. No karikate 2 on hingesugulase kaart. See on selline inimene, kui teda veel ei ole teie elus, siis ma loodan, et ta tuleb teie ellu. See on selline inimene, kes on teie inimene. Ta on täielikult teie inimene. Ta mõtleb teiega ühtemoodi. Temaga on hea koos töötada. Temaga on hea koos lihtsalt olla. Temaga saab kõigest rääkida. No ta on hingesugulane. No kuidas ma seda saan veel seletada paremini? Teie hing tunneb tema ära. Isegi kui ta on täiesti võõras inimene, siis teile tundub, nagu te oleksite teda terve elu tundnud. Ta on väga tore inimene selles mõttes, et ta võib olla teie töökaaslane, ta võib olla täiesti võõras, kellega te kuskil kokku saate. Temaga on lihtsalt väga hea koos olla, ta mõistab teid, temaga saab asju arutada, ta hingab teiega ühtemoodi, ta mõtleb, tal on samad väärtushinnangud, mis teil. Ta mõtleb elule samamoodi, ta nagu, ma ei oska öelda, aga ta on nagu seltsiline. Ta on nagu tugi elus. Et üks väga-väga vajalik inimene meie kõigi ellu. Olgu ta või töökaaslane, lähete alati rõõmsa meelega tööle, sest teil on niivõrd tore töökaaslane, kellega koos tööd tehes töö lihtsalt lendab. Aeg läheb nii kiiresti, et läksite alles tööle, juba õhtu käes vaja koju minna. Lähete rõõmuga tööle, tulete rõõmuga ära, tšau, paka, homme näeme. Mingi selline hästi kerge inimene, no kuidas ma ei oska seda rohkem seletada. Ma arvan, et te saate aru, mis ma mõtlen. Kui on hingesugulane, siis ta on hingesugulane. Edasi tuleb teil karikate 4. Karikate 4 räägib sellest, et te olete väsinud. Ootamisest väsinud, mitte nii nagu töö tegemisest väsinud. Teile tundub, et te olete näinud vaeva, teinud tööd, aga tulemust ei paista. Siin on see saagi ootamise kaart, tüdinenud sellest saagi ootamisest. Siin on uudiste ootamise kaart, tüdinenud sellest, et need uudised ei tule. Loomulikult viskab üle, kui sa ootad ja ootad, teed kõik endast oleneva ja lõpptulemusena ei näe nagu mitte mingisuguseid muutusi. Kõik seisab nagu paigal. See on näiline, armsad ampurid, see on näiline. Et ongi siin see Sauvade 3 kohe 3. kaardina, see ootab uudiseid. Sauvade 3 räägib sellest, et ampur ootab mingisuguseid uudiseid, midagi ei liigu, uudised ei tule, on need mingid vastused, mida te ootate. Võib-olla kandideerisite mõnele tööle, ei ole vastust saanud. No meil on praegu täiskuu periood ja täiskuuga on nagu on. Siis võivadki need vastused pisut viibida. Mina ütlen seda, et täiskuud lähevad inimesed hulluks, teevad imelikke asju ja siis võivad ka need vastused viibida. Küll nad tulevad. Edasi tuleb teil siin Sauvade 7. Sauvade 7 minu jaoks on enda seisukohtade kaitsmise kaart. Loomulikult olete tüdinenud sellest, et te kogu aeg peate tõestama, et te pole kaamel. Mina saan sellest väga hästi aru, kui sa kogu aeg peab enda seisukohti tõestama, miks ma nii tegin, miks ma nii ei teinud. Keegi kogu aeg nagu küsib midagi, pärib aru. Teil ei ole seda selgust selles mõttes, et teil ei tule need vastused ära. Teil ei tule need uudised, mida te ootasite, teil ei ole seda saaki kuskilt näha, mida te külvasite. Muidugi viskab lõpuks üle, kui ainult küsitakse ja peategi enda seisukohti kaitsma, et see, mis ma tegin, oli nii pärast nii, see oli sellepärast nii ja ma tegin seda sellepärast nii. See lõpeb ka ära. Sellepärast, et siin all on teil Sauades. Sauades tahab kohe asjad korda ajada ja kõik ära teha. Kuigi see müntide 7 on see saagi ootamise kaart, te olete ootamisest tüdinenud, ma saan sellest aru. Aga viimane kaart selles nädalas on Sauvade 4. Sauvade 4 on peokaart.
No meil on siin emadepäev tulemas, et tundub nagu mulle loogiline, et on emadepäeva pidu, aga kuna see on selline suurem pidu, sauade 4 ei ole lihtsalt istumine, sauade 4 on suur pidu. Nagu tantsuga, lauluga, tralliga, no ikka nii, et kohe saab pidutseda, nii et saab ikka tantsu keerutada, saab seelikut lehvitada, saab kaasa laulda, kui on häält ja no kõike saab teha. Kuulata muusikat, suhelda, istuda, vägev pidu on tulemas. Kas nüüd sellel nädala lõpus või siis lähitulevikus. Võib-olla kutsus teid kuskile keegi mingile suuremale peole. Lähete ise kuhugi. Et vot selline peomeeleolu lõpetab selle nädala ära. Mis siin siis on? Nädala alguses hingesugulane, tüdimus ootamisest, ootate uudiseid, peate enda seisukohti kaitsma. Sauade äss tahab kohe kõik korda ajada, hakkame pihta, mis sa siin ootad ja mis sa siin passid. No vot, kui ei saa, siis ei saa. Kui peab ootama, siis peab ootama. Et ma arvan küll, et asjad hakkavad liikuma. No ja müntide 7 ütleb, et te olete tegelikult kõik ära teinud. Teil ei olegi mitte midagi muud kui oodata. Ja oodake siis pidutsedes. Ei pea ju istuma ja ootama. Võib alati pidutsedes oodata. Et oodake sellel nädalal pidutsedes. Oodake pidutsedes, need tulemused tulevad. Ei jää nad tulemata. Kuigi teile tundub, et see ootamise aeg on väga pikk. Siis ma arvan, et see on kohe-kohe siinsamas nurga taga. Need vastused, need uudised ja ka see saak, mida te ootate, mida te olete külvanud. Tulgu teil üks ilus nädal, kohe imeline nädal, tulgu teil armsad hamburid, pidutsege tõesti. Ei pea vaikides ja istudes kusagil nurgas ootama, alati võib ka pidutseda ja seal oodata. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.